Tere, head Nauding Energiast kanali jälgijad. Mina olen Maris ja seekord räägin ma lähemalt oraaklikaartidest. Kuna see teema on selline, mis on siin kanalil leidnud kõige rohkem vastukaja ja huvi, siis miks mitte, praegu on just väga hea aeg, kuna on alanud uus Hiina horoskoobi aasta, eile just oli uus kuu loomine, et see on väga võimas aeg, millal esiteks oraaklikaartidega siis tunnetada hetke energiat, aga teiseks tahaksin ma ka edasi anda, et kas sina ise võid proovida, võid katsetada ja leida omad meetodid, kuidas siis leida vastuseid oma küsimustele ja üldse lihtsalt leida toetavaid sõnumeid igapäevaeluks. Et võib-olla on jäänud mulje, et need oraaklikaartide sõnumid ja tarokaartide ladujad, et need on kõik lihtsalt mingid erilised selgeltnägijad ja et selleks peab olema mingi eriline võime. Aga mina leian, et kõigil meil on see võime. Siin on teatud tingimused, kuidas need avalduvad. Loomulikult inimene peab olema äärmiselt maandatud, peab olema tasakaalus, närvisüsteem emotsionaalselt, et neid oraaklikaarte ja sellist sisemise kaemuse meditatsiooni, igasuguseid kõrgema teadvusega ühenduse võtmise viise, siis on kõige efektiivsem teha rahulikus olekus. Kindlasti mitte, kui sa oled ärritunud või vihane, kellegi peale said vihaseks ja tahad kohe teada saada, mis ma nüüd tegema pean. See ei ole kindlasti hea hetk. Nii, aga vaatame, mis kaardid minul on. Et iseenesest minul algas see huvi täiesti lihtsalt, ütleme, siirast uudishimust ja sisemisest tundmisest, et need võiksid toimida. Ja seega ma ostsin oma esimese kaardipaki, inglise keeles on selline väike taskuformaat. Ja see algas sellest, et tegelikult sellel naisel, kes need kaardid välja on andnud, Colette Baron Reid inglise keeles, temal on kodulehekülje peal selline online versioon. Et sa saad minna sinna kodulehele ja siis tõmmata sealt online'is neid kaarte. Ja sealt mul tekkis pisik. Ja see kaartipakk oli siis esimene. Nende oraaklikaartidega on natukene vist nagu inimestel, kellele meeldib raamatupoes raamatuid osta, märkmikke osta, et ühest küljest see on loomulikult praktiline vahend, aga teisest küljest on iga pakk nii omanäoline. Ja ma räägingi siin nüüd just oraaklikaartidest pigem, et tarokaarte minul ei ole ja ma praegu nendest ei räägi. Aga iga see oraaklipakk on ju erineva autori nägemus, tema kanaldatud tunnetus, temaatikad, disain on väga erinev. Et tuleb natuke ka kahinet mõistust säilitada, et kui palju neid pakke tegelikult vaja on, et kui sa vaatad teinekord YouTube'is neid oraaklikaardi lugejaid, siis mõnel on seal terve tuba täis neid erinevaid asju. Et loomulikult võib olla palju vahendeid, aga tegelikult ei pea. Et mina ise olen hetkel nagu seda teed läinud, et kui mul on mingi oma lemmik, see oli siis see kuu seisude ja kuu temaatikaga kaardipakk, võib-olla siit tõmbab mingi lõpuks mingi sõnumi. Siis on see kristalli oraaklikaardipakk, et näiteks minul see on hetkel kõige lemmikum ja mulle meeldib nagu pigem süvitsi minna seda pakki ja kõiki neid erinevaid kaarte ja sõnumeid ja neid energiaid nagu sügavamalt tunnetada ja siis nagu seda konkreetset pakki nagu lähemalt tundma õppida. Selle asemel, et mitut erinevat pakki võtta ja nagu killustada oma energiat. Et täitsa alguseks piisab
tegelikult ütleme, et oma küsimustele sisemise tarkuse kaudu vastuse leidmiseks, sul ei ole isegi neid kaarte vaja. Et see on väga ilus, aga tegelikult sa võid ka lihtsalt võtta suvalise raamatu ja kui selle nagu õige tundega, siis kuskilt suvalisest kohast lahti lüüa ja enne seda midagi näiteks küsida või mingit sõnumit soovida, siis see juba võibki mingi vastuse anda sinu hetkeolukorrale. Ja sel juhul see nii-öelda suvaline ei ole ju tegelikult suvaline koht, kust raamat lahti läheb. Neid meie sügavama ja ürgsema tarkusega ühenduse võtmise viise on väga palju. Et see õige sõna olekski ühenduse võtmine või ühenduse loomine, kontakti saamine, et see ei ole tingimata mingi selgelt nägemine või mingi üleloomulik võime. Loomulikult on inimesi, kes on tundlikumad, kellel avaldub see rohkem, kellel avaldub aegamööda, et see on väga individuaalne. Ja kaartide juurde tagasi tulles, mul on üks selline human designi väravate kaardipakk, mis tegelikult ma ostsin selle human designi väravate õppimiseks ja nagu sellise human designi lähemalt tundma õppimise jaoks. Aga ma olen avastanud, et neid on võimalik ka oraklikaartidena kasutada. Kuigi see ei ole mul hetkel lemmik, aga need 64 väravat human designi eneseavastussüsteemis, need ju ongi kõik universumi globaalsed teemad, arhetüübid, mis meie elu iseloomustavad. Seega, kui küsime, mis on see sõnum, mida selle video vaatajatel hetkel oleks vaja teada, mis on see, mida nad praegu ei näe oma olukorra lahendamiseks. Nii, siit tahtis tulla. Breakthrough insight. Et need väravad ju kõik räägivad mingist energiast. Kui traditsioonilises oraklikaardis on siis võib-olla mingi pilt ja mingi sõnum, aga selle human designi värava lahti mõtestamisel on ka ju võimalik sul mõista seda energiat, mis selle olukorra taga on. Et näiteks see värav 43 on selline läbimurre, mingi mentaalne nagu välkidee. Et see ei tule kohe, see tuleb järsku. Et selle asemel, et muretseda mingi probleemi üle, siis lasta seal olla, kuni usaldada, et tuleb see vastus sinu pähe. Mis siin taga ütleb, siin kirjeldab lähemalt seda väravat. The potential to suddenly know, näed täpselt ongi, et selle värava energia siis human designis on 64 numbrikest kaardi peal, iga värav räägib eri teemadest. Ja see 43 on siis potentsiaal midagi järsku ühtäkki teada. Ja see taipamine võib olla väga individuaalne, selles mõttes individuaalne, et väga isikupärane. Kõik ei pruugi sellest aru saada ja see on okei, sest et see vastus on sinule individuaalselt, personaalselt mõeldud lahendama sinu olukorda. Revealing a new unique mental processes ehk siis need äkitselt tulnud taipamised siis toovad välja mingit uut moodi mõtlemise. The answer to transform rational inner knowing into individual insights by sudden breakthrough.
et ja see on teadvuse värav, kuna värav 43 asub mõttekeskuses, et Human Designis on 9 erinevat energiakeskust inimese keha erinevates piirkondades, siis värav 43 on mõte ehk mõtestamine, kontseptide loomine, ideedele struktuuri andmine, et see on selle temaatikaga seotud. Et kui nüüd arvestada näiteks, et kui neid kaarte kasutada mitte lihtsalt Human Designi õppimiseks, aga ka energiate tunnetamiseks, siis kui sa võtad oma sisemise tarkusega, kõrgema teadvusega ühendust, siis saab vastuseid ka küsimustele. Kas sa tunned, et see ühtäkki tulnud taipamine, mis ajas tuleb, kas see võiks lahendada sinu praegust olukorda? Kui sa ei ole mitte kunagi proovinud veel ise oraklikaarte kasutada, aga tunned huvi, siis sul kindlasti tekib küsimus, et kuidas see nüüd käib. Et mina ise kõige lihtsam viis intuitiivselt, nagu ise tunned, sisetunne ütleb sulle. Et mina tihtipeale tunnen, et täna piisab ühest kaardist või teinekord on selline tunne, et nüüd on nagu rohkem kaarte tõmmata vaja, et seda vastust kätte saada. Aga hästi tähtis on alati tunnetada, nagu on rahu kohta otsida ja midagi konkreetselt küsida. Sest et universum ei saa vastata, kui sa ei küsi. Et võib-olla see tähendabki seda, kui öeldakse, et kui küsi, siis saad. Et kes usuvad seda, et me oleme siin teekonnal saadetud, et igal ühel meist on kaitseinglid, hingesaatjad, meie esivanemate hinged, et kõik nemad, nad tahavad meid aidata, meile teed näidata, meie küsimustele vastuseid anda, aga nad ei saa seda teha, kui neilt ei küsita. Nad ei tohi meie ellu vahele sekkuda, kui me ise seda ei küsi ega luba. Ja näiteks oraklikaardid või ka meditatsioonis vastuse ootamine on väga hea meetod selle tegemiseks. Ja see on ka üks asi, mida ma pean silmas siin oma Nauding Energia kanalil ja oma töös, mida ma pean silmas intuitiivse tajutööna. Et selleks on väga palju erinevaid viise. Aga ja, et näiteks küsida, kas midagi konkreetse olukorra kohta, et mida ma selles olukorras veel ei näe. Jah, ei küsimusi ei küsita, ei soovita, sest et ta ei saa sulle öelda, et kas tee nüüd nii või tee nüüd naa. Et sa usaldad seda, et kõik sinu otsused on õiged ja sinu hingeteega kooskõlas. Kõik need viivad sind sinu hinge eesmärgile lähemale, aga mitte keegi teine peale sinu ei saa vastata jah või ei. Et kui näiteks inimesed, kes kanaldavad inglite sõnumeid või inglite energiaid, siis need sõnumid on alati hästi sellised kodutunne, armastav, toetav, et nad annavad sulle selliseid natukene, võib-olla vahel laialivalguvaid, aga samas sa saad aru, et mis see vastus on. Et ta ei ütle sulle jah või ei, aga ta annab sulle selle suuna ja ta toob valgust nendele kohtadele sinu sees, kus sa ise ei oska võib-olla otsida vastuseid. See on selline intuitiivsem viis. Aga kui sa tahad mingit struktuuri rohkem, kuidas neid kaarte laduda, siis tavaliselt on nendel oraklikaartidel kaasas juhendi sellised väiksed raamatukesed ja hästi levinud on näiteks sellised, kõige lihtsam on selline 3 kaardi ladumine, kus siis iga kaart näitab seda suunda, et esimene kaart, kust ma tulen, et näiteks kui sa mingi olukorra kohta küsid, kas oma mingi igapäevaelu asja kohta, mingi suhte kohta, karjääri kohta, mingi otsuse kohta, et siis esimene kaart näiteks küsid, et kust
ma siia olukorda tulen, siis see on nagu see minevikukaart, et näitab, kust see olukord alguse sai. Siis teine on see hetkekaart, et kus ma praegu selles olukorras olen või mis energia praegu selles olukorras valitseb ja siis mis see tuleviku potentsiaal on, et mis see sinu kõrgem teadvus ja universumi tarkus siis näitaks, et kuidas see olukord võiks laheneda või kuhu poole sa võiksid suunduda. Proovime kohe seda 3 kaardi lugemist. Ja sellega lõpetame ka selle video täna. Kuna oli juttu, et nüüd algas uus kuutsükkel ja lausa uus kuuaasta, siis tajume, mis energiat selle järgmise kuu jooksul on. Mis sees olev uus kuu loomine, see siis näitab ka mingit tsükli algust, uusi algusi. Esiteks, kust see uue kuu teema tuleb? Mis tee meid sinna viib? Hops, tuli välja. Ahaa, la comunicazione fondamentale. Suhtlus on põhiline. See on kaksikute kaart. Ka uus kuu kaksikutes näitabki siin mingit uut tsükli algust ja seda, et väga tähtis on suhtlemine, aga ka eneseväljendus. Ja vaadake, see sinine kaart ju sümboliseerib veel kõrikeskust, kõrichakrat. Ja mul on siin kohe käepärast võtta sodaliidikristall, mis on ka eneseväljenduse kristall ja aitab oma tõde rääkida, oma vajadusi väljendada, oma soove väljendada ja oma ehedust, autentset olekut välja elada, siis väljendada. Nii. Ehk siis see tee, kust me tuleme või see olukord on seotud kas eneseväljendusega, suhtlusega, suhetes, üksteise mõistmisega. Aga ma tajun, et võib-olla see selles lugemises on siis pigem seotud enda piiride mõistmisega ja selle ausa väljendamisega. Ilma siis ise süütunnet tundmata. Nii, see on see, kust me tulime. Mis on selle uue kuu põhisõnum? Ehk siis selle suhtluse ja enesväljendusega seotud olukorra tuumsõnum, mida me selles olukorras peaksime teadma, aga ei näe, issand, hakkasid lendama kaardid. Arrenditi al divino, luna piena. See on täiskuu kaart. Andu jumalikkusele. Et siin kaardipakis on kõik kuufaasid olemas, et isegi kui me praegu räägime siin, et on uus kuu loomine, siis iga kuufaas lihtsalt räägib erinevast energiast, et see nüüd ei tähenda, et mingi täiskuu ajal võiks ainult seda kaarti lugeda ja tõlgendada. Aga täiskuu ju toob meie seest esile varjud, mingid varjatud mustrid, mida me pole varem näinud. Et siis, kas see uus kuu, mis algab, kas see võiks veel välja tuua mingeid eneseväljenduse, meie piiride kehtestamise, kaitsmise ja suhtlemisega seotud varjatud mustreid. Ma vaatan täpsemalt, mis see sõnum siin kaardi kohta ütleb. Luna piena. See on itaalia keeles. Saame natuke tõlkimistööd teha. Kuna täiskuu toob esile ka väga emotsioone, siis siin ta seletab veel täpsemalt, et selle teemaga seosus võib tulla mingi selline emotsionaalne purse või mingi olukord võib saada lahenduse või kokkuvõtte.
selles olukorras on siis tähtis oma tundeid ja emotsioone jälgida, ilma neid alla surumata, aga samas ka mitte reageerida. See läheb väga hästi kokku selle nädalase Human Designi väikse transiidiga, millest me rääkisime eluringi energiajuhtimise sessioonil sel nädalal. Kui ma õigesti mäletan, peast olid väravad 30 ja 55, mis mõlemad on emotsioonide keskuses ja panevad siis meid emotsionaalsemalt käituma kui tavaliselt, eriti need inimesed, kellel on avatud emotsioonide keskus. Et kui tuleb ette suhetes, eneseväljenduses, oma vajaduste väljendamises, ütleme, et oled juba nii viimase piirini viidud mingi asjaga, mida sa ei ole välja öelnud, siis tasub olla emotsionaalselt teadlik, ennast jälgida, ilma seda alla surumata, aga oodata seda õiget hetke ja siis rahukohast, emotsionaalse laine neutraalsest kohast öelda välja see, mida sa tahtsid öelda. Et kui me siin olukorras käitume emotsionaalselt laetud kohast, siis siit võib ainult üks plahvatus tulla ja see ei lahene ju kõikide kõrgemaks hüvanguks. See on ebaküps käitumine ja see ei lahenda olukorda. Ja emotsionaalne tasakaalukus ja sellest siis emotsionaalselt tasakaalukas eneseväljendus. Ja kolmanda kaardina küsime, mis on siis see lõpplahendus. Mis on selle uue kuu loomise teema lõpplahendus? Sina ja keda sa armastad, olete kaitstud, hoitud. Tu e chi ami siete al sicuro. See on nii ilus, kuidas joonistub välja, et ongi mingi suhtega seotud teema ja selles suhtes võib olla mingi kommunikatsioonipinge, mis on tingitud sellest, et kas sina ise ei ole julgenud ennast väljendada või oma vajadustest rääkida. Aga see laheneb ja lõpuks ju suhe siiski kestab, jääb kestma ja võib-olla isegi saab tugevamaks selle arvelt, et see teema sai lahti räägitud. Nüüd on sinu teha, kas see lahendus tuleb küpsest kohast, emotsionaalsest tasakaalust ja väldid seda emotsionaalset plahvatust või tuleb see läbi plahvatuse ja siiski leiab lahenduse. Nii ilus. Uus kuu vähitähemärgis. Vähitähemärk on perega seotud, suhetega, tunnetega. Vot selline video seekord. Loodan, et saite innustust oma sisemist häält rohkem kuulata, selleks, et saada vastuseid oma küsimustele, oma olukordade lahendamiseks, suuna otsimiseks ei pea tingimata olema selgeltnägija. Igaüks võib meist rahuseisundis kuulda vastuseid või kasutada siis lihtsalt ka oraaklikaarte või mingeid muid vahendeid, mis sind inspireerivad. Suur aitäh! Kui see sind kõnetas, siis jäta kommentaar, tule vaata, mis toimub Instagramis Nauding Energiast kanalil ja näeme eluringi esmaspäeva energiajuhtimisseanssidel. Tšau!